20 meeskonda, 94 mängu. U20 EM-finaalturniir Tallinnas. Vaata ajakava basket.ee ja tule kaasa elama. Sander Saare Sportland U20 korvpallimeistrite finaalturniir avamängust tuli kahjuks võtta vastu Eesti koondisel kaotus 10 punktini Sloveenialt. Kuidas sa selle mängu ise kokku võtaksid? No, ütleks, et esimese mängu kohta ütleme niimoodi, et rünnak enam-vähem, aga esimesel poolel 47 punkti on nagu liiga nagu palju. Said oma kindluse kohe siin meil kodupubliku ees kätte. Said suht siukseid, panid kõik kolmesed ka kohe alguses kotti. Ja meie poolt muidugi rünnakul 45 punkti esimene poolega, aga pallikaotuseid tuli lõpuks 21 või palju nüüd, üle 20 vist oli neid igastahes, et see on liiga palju kindlasti meie jaoks. Sisuliselt astusime ühte sammu kolmveerand aega ja otsustaval alles tuli selline väikene ärakukkumine, mis sai määravaks. Olid ise haigusega nädalapäevad eemal nii treeningutest kui ka kontrollmängudest. Kuidas ise ennast väljakul tundsid? No, normaalne oli tegelikult. Ootasin hullemat natukene, aga mingil hetkel tõmmas kopsu kinni, aga ei olnud hullu, et homme on puhkepäev. Ma usun, et järgmine mäng on juba kergem. No, 4 tugevat vastast võib-olla siis Tšehhi sellest seltskonnast võiks eeldatavasti olla pisut nõrgem, aga Prantsusmaa, Itaalia täna näitasid omavahelises avavooru mängus samuti väga vihast vastasseisu. Meie šansid alagrupist edasi pääseda ei ole veel kadunud. Me loomulikult ei ole, et Tšehhit lähme võitma ja ma usun, et kõikidega lähme võidu peale mängima, et kui suudame ühe tugevatest ära võtta ja miks mitte kõik, aga ei Tšehhit tuleb kindlasti ära võtta, aga üritame 2 tugevatest ka nagu ära panna.